Moskva on vajunud pimedusse ja ma mõtlen seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Viimaste päevade jooksul on Ukraina saatnud üle 2000 drooni Vene pealinna suunas. Ja tulemuseks on midagi, mida Vladimir Putin tõesti ei oodanud oma enda silmapiiril näha. Vene poliitikud võtavad nüüd avalikult tema vastu sõna. Mõned põgenevad isegi riigist. Ja Vene oligarhid viivad nüüd miljardeid dollareid varasid Venemaalt välja sellises ulatuses, mis on põhjustanud aktsiaturu kokkuvarisemise, mida Venemaa pole näinud alates 1997 aastast. Kõigele sellele lisaks tegutsevad Ukraina mõrvarühmad vaikselt Venemaal ja viivad lõpule missioone, mida Kreml ei suuda takistada. Nii et Putin elab hirmunult oma punkris. Ta ei saa isegi rindelt häid uudiseid. Venemaa kaotab hävitajaid ja lennukeid sellise kiirusega, mida Kreml ei suuda seletada. Ja alles hiljuti kõndis terve Vene sõdurite pataljon Ukraina lõksu ning neil polnud muud valikut kui koha peal alla anda. Selles videos tahan ma sulle selgitada, mis praegu tegelikult toimub. Droonid, oligarhid, kes põgenevad riigist, aktsiaturu krahh. Ja loomulikult endine Vene peaminister, kes hoiatab avalikult maailma Putini eest. See on mees, kes tegelikult töötas koos Putiniga, kui ta oli president aastatel 2000–2004. Ja nüüd hoiatab ta kõiki Putini eest ja selle eest, kuhu ta Venemaad viib. Nagu te teate, minu nimi on Sam ja te vaatate saadet Äripõhitõed. Ma tõesti tahan rääkida sellest Venemaa peaministri loost, sest see on kõige šokeerivam lugu, mida ma olen üle pika aja kuulnud. Aga enne seda peame rääkima kõige suuremast loost, mis tuleb Moskvast. Ja see on seotud droonidega. Moskva siluett, see ei näe eriti kena välja, kui sa just ei ole ukrainlane. Ja kui me tahame aru saada, miks oligarhid paanitsevad, miks nad oma kotte pakivad, peame mõistma, mis viimastel päevadel juhtus. See, mida te praegu oma ekraanil näete, on Moskva siluett 2 ööd tagasi. Sama asi juhtus ka eile öösel. 3 päevaga on Ukraina hävitanud Moskva 2 korda. See on lihtsalt uskumatu öelda. Ma kahtlen, et Putin ootas seda, kui ta selle sõja alustas. Ja selline nägi Moskva välja, kui sa lennujaamas välja astusid. Vaata ise. Vaata seda, смотрите на. See ongi imelik, nagu mingi apokalüpsis peaks toimuma. Nüüd võiks arvata, et see on loomulik nähtus, aga ei ole. See on Ukraina droonirünnak ja see kestab ikka veel, kui te seda vaatate. Nii et me võtame selle rünnaku haaval lahti. Vaatame esimest lööki. Ja see on see, mille Ukraina hävitas esimeses rünnakus, mis toimus 18. juulil. Kõigepealt hävitati Wildberriesi logistikakeskus. Wildberries on omamoodi nagu Venemaa Amazon, aga see on palju olulisem kui lihtsalt see. Nad hävitasid keskuse Tambovi piirkonnas. Ja nad hävitasid naftabaasi Moskva piirkonnas. Seejärel veel ühe Wildberriesi lao Moskva piirkonnas. Ja muidugi see ei hõlma varilaevastiku aluseid, mida Ukraina tabab Mustal merel ja Aasovi merel. Nüüd, mõned teist võivad olla segaduses, miks Ukraina ründab Venemaa Amazoni. Ja sellest me räägimegi, sest see on tekitanud palju poleemikat. Paljud Venemaa toetajad ütlevad, et Ukraina sihib nüüd tsiviilettevõtteid lihtsalt selleks, et Venemaa valu tunneks. See ei ole päris täpne. Aga enne kui me sellesse süveneme, las ma näitan teile selle rünnaku kaadreid, sest siis saate täpselt aru, millist tulejõudu Ukraina selle rünnaku taha pani. Ja siis saame rääkida, miks Ukraina peab seda rünnakut nii oluliseks. Siin on kaadrid, millele tahame reageerida. Meil on uus ülesehitus, tulevad uued reaktsioonid. See on hetk 18. juulil, kui esimene rünnak lao vastu toimus. Vaadake. See on Ukraina U. Meil on need kaamerad. See on Ukraina droon. Meil on teisi vaatenurki. See oli tohutu ladu. Kui te olete näinud Amazoni ladu, siis see oli suurem kui tavalised Amazoni laod, mida siin Ameerika Ühendriikides näete. Ja peaaegu kogu varustus või kuidas seda nimetada, kogu kaup, mis laos sees oli, hävis. Sellest räägime kohe lähemalt, sest see tekitab tohutu majandusliku probleemi. Mitte ainult Wildberriesile, vaid suurele osale Vene ühiskonnast.
nagu ma varem mainisin, toimus esimene rünnak 2 Wildberriesi lao vastu 18. juulil ehk umbes 3 päeva tagasi. Ja siis toimus veel üks rünnak alles eile teises Wildberriesi laos või logistikakeskuses. Ma arvan, et need nimed on vahetatavad, aga vaata ise. Eelmisel ööl oli Moskvas väga aktiivne, sest ühest korterist oli võimalik näha kõike, mida Ukraina tegi 3 erinevas kohas. Vaata ise. Midagi põleb seal. Ja seal Domodedovo lähedal on ka midagi. Seal Domodedovo juures ka. Räägime nüüd nende rünnakute ümber tekkinud vaidlusest, sest paljud venelased ja Venemaa toetajad ütlevad muidugi, et Ukraina siib nüüd lihtsalt tsiviilinfrastruktuuri ja ründab Venemaa sees tsiviilobjekte, mis on sõjakuritegu. Aga tegelikult see ei vasta päris tõele, sest Wildberry pole lihtsalt veebipood, mida venelased kasutavad ainult toidukaupade ostmiseks. Sellel on väga tihedad sidemed Vene sõjaväega. Vaata seda ekraanipilti Wildberry veebilehelt. Mida sa siin näed? See on ekraanipilt sellest, mida praegu Wildberriesis müüakse. Süsteemid granaatidest pommide viskamiseks, sõjaväevarustus, droonide komponendid, lahinguvarustus, kõik see on ostmiseks saadaval ja venelased tõepoolest ostavadki seda ning saadavad rindele. Igaüks. Kõik vabatahtlikud, kõik, kes tahavad rindel olevaid vägesid aidata, Vene vägesid, saavad selle kraami Wildberry kaudu osta ja lihtsalt kohale saata. Aidata rindel olevaid sõdureid. See ei tundu eriti tsiviilne, aga ärge uskuge ainult mind. Lõppude lõpuks olen ma lihtsalt mingi Ukraina pooldaja, eks. Kuulame, mida ütlevad venemeelsed sõjablogijad selle rünnaku kohta. Siin on sõnum ühelt venemeelselt sõjablogijalt, kes ütleb, et Wildberry platvormil müüakse tohutul hulgal sõjalisi ja 2-suguse kasutusega kaupu. Vabatahtlikud ostavad sealt sageli seotud ja olulisi varustusi lahingutegevuseks. Seega annavad rünnakud lao pihta tugeva löögi ka rindelogistikale ja vabatahtlike liikumisele. See on tulemus. Nüüd tahaksin veidi aega pühendada selle rünnaku seaduslikkuse arutamisele, juhuks kui keegi soovib teiega vaielda, kas see oli seaduslik või mitte. Ma ei tea, miks te peaksite vaidlema kellegagi, kes toetab Vene poolt, kuid siiski. Rahvusvahelise õiguse kohaselt tõestab juba see mööndus, et Wildberry oli õigustatud sõjaline sihtmärk. Ukraina ei pea tõestama, et iga kast selles laos oli sõjaline kast või sisaldas laskemoona. Need peavad ainult tõestama, et see asukoht või see logistikakeskus toetas sõjalisi tegevusi. See toetas sõjalist logistikat. Ja kui nad seda teavad, siis tead mis? Rahvusvahelise õiguse kohaselt muudab see selle seaduslikuks sihtmärgiks. See on juriidiline argument. Aga nüüd räägime moraalsest argumendist. Moraalsest küljest on üks oluline taustategur, mida paljud inimesed unustavad. Viimased 4, võib-olla isegi 5 aastat on Venemaa sihtinud Ukraina laoruume, Ukraina veebimüüjaid, Ukraina logistikaettevõtteid, kõike, mida ette kujutada oskad. Ja iga kord on Vene vabandus sama. Nad ütlevad, kuule, see ettevõte, see asukoht, see ladu, nad tegid koostööd Ukraina sõjaväega. Nad aitasid Ukraina sõjalisi tegevusi ja seepärast olid nad õigustatud sihtmärgid. Seda ütles Venemaa kogu aeg pärast oma rünnakuid. Ja tead mis? Nüüd annab Ukraina neile lihtsalt maitsta nende enda rohtu. Ja äkitselt ei meeldi venelastele enam nende enda rohu maitse, sest nüüd kurdavad nad sõjakuritegude üle. Tegelikult ei saaks see asi sõjakuriteost kaugemal olla. Ja tead mis? Lisaks sellele, et see on taktikaline löök Vene tegevusele rindel, põhjustab see ka sisemisi probleeme, sisemajanduslikke probleeme paljudele venelastele. Ja las ma selgitan, mida ma mõtlen. Kuula seda klippi. See on Vene kaupmees, kes selgitab konkreetseid detaile, mis olid peidetud Wildberry lepingutesse. Lepingusse, mida Wildberry muutis vaid 10 päeva enne seda rünnakut. Peaaegu nagu nad oleksid teadnud, et midagi on tulemas ja tahtsid lihtsalt kõik vastutused enda pealt ära pühkida. Nüüd saavad Vene kaupmehed petta. Kuula edasi. Ma just maandusin imelises Sotši linnas ja juba saan uudiseid, et üks Wildberriesi ladu lasti tükkideks. Mitte ainult üks, vaid mitu neist. Logisin sisse Vevlebe partnersisse ja mida ma näen? Minu laoseis on 0. Siis saan veel ühe sõnumi, et Wildberries ei hüvita müüjatele kaotatud kaupa, kui nendega juhtub midagi ettevõtte süül. Kaotasime ühe tootelehega 800 800 000 rubla ja meil oli umbes 30 sellist lehte. Mind tõesti huvitab, mida sellistes olukordades teha tuleks. Ja parim osa? Wildberries ütles põhimõtteliselt, ei, vabandust, kaoge siit. See on täiesti perses. Mõnikord mõtlen, et oleks parem üldse mitte äri teha või teha seda kuskil mujal. Samal ajal ostab Wildberries kosmoseprojekte, ostab kuradi vaalu Vaikse ookeani piirkonnas, aga ei suuda oma müüjatele nende kahjusid kompenseerida. Vägev. Lihtsalt kuradi suurepärane. Aitäh, Wildberries. Minge lihtsalt persse.
pange oma kuradi platvorm kinni. Nüüd pole enam vahet, kui väga mu ema seda soovib. Tegelikult ma ei ole jurist ja ma ei saa Vene seadustest mitte sittagi aru. Aga siiski, siin on üks hea raport, mis selgitab täpselt, millist mõju see rünnak avaldab venelastele, kes müüvad Wildberriesis. Venelased, kes on investeerinud miljoneid rublasid oma äri käimashoidmisse ja kelle tooted olid selles või nendes ladudes. Vaadake seda raportit. Ukraina droonide poolt Moskva lähedal 2 Wildberriesi hiiglasliku lao hävitamine on Venemaa majandusele tohutu katastroof, mis põhjustab palju suuremat kahju kui pealkirjades mainitud 1,2 miljardi dollari suurune kaubakadu. Siin on põhjus. Kuigi Wildberry, ettevõte ise, suudab 2 oma suurima lao kaotuse üle elada, ei pea ta müüjatele kahjusid hüvitama, kuna ta on hiljuti loobunud vastutusest vaenlase tegevusest põhjustatud kahjude eest. Rünnaku mõju laiemale majandusele saab olema märkimisväärne. Ja nagu ma just hetk tagasi mainisin, muudeti lepingut 10 päeva tagasi. No on alles ajastus. Siiski nimetatakse Wildberriesi sageli Venemaa Amazoniks, kuid selle roll Venemaa majanduses on palju domineerivam kui Amazoni roll lääne majandustes. Alates selle asutamisest 2004 aastal on sellest saanud üks Venemaa majanduse kõige olulisemaid, struktuurselt olulisemaid ettevõtteid. Wildberries ja selle rivaal Ozon kontrollivad 77% Venemaa e-kaubanduse turust, kusjuures Wildberries omab sellest üksi 45%. Ukraina droonirünnakud on tabanud ettevõtte edu südant, selle tohutuid ladusid. Laupäevases rünnakus võis Wildberries kaotada 350 000 ruutmeetrit logistikavõimsust. Inimese mõistus ei suuda tegelikult 350 000 ruutmeetrit ette kujutada, aga see on umbes 50 jalgpalliväljakut, kuna maailmameistrivõistlused just lõppesid. Loodetavasti suudate teie ette kujutada 50 jalgpalliväljakut. Noh, see on umbes see, mis selles ühes kohas hävitati. On veel 2 kohta. Ainult see koht moodustas 7–15% kogu laopinnast. Nii et kogu ettevõtte laopind hävitati 1 rünnakuga. Lisage veel 200 000 meetrit teises asukohas. Ja muidugi ilmus see raport 19. juulil, nii et päev enne seda, kui eile toimus teine rünnak. Ja see rünnak hävitas samuti veel 1 lao, millel oli veel paarisaja 000 ruutmeetri jagu laopinda. Tõenäoliselt osa sellest hävitati mitte kogu laopind. See tähendab, et tõenäoliselt hävitati selles rünnakus 100 miljoneid üksikuid esemeid, põhjustades kaupmeestele tohutuid kahjusid ja tõenäoliselt pannes paljud neist äritegevuse lõpetama. Selle rünnaku tagajärjel jääb riigil tõenäoliselt saamata veel miljardeid rublasid, müügi ja tulumaksu. Mõjud Venemaa sõjalogistikale on samuti tõenäoliselt tõsised. Wildberries ja Ozon on muutunud võtmekanaliteks, mille kaudu rindel olevad sõdurid saavad 2-kordse kasutusega materjale ja mitte surmavat varustust. See hõlmab droone, varuosi, öövaatlusseadmeid, saapaid, vormiriideid, generaatoreid ja nii edasi. Ettevõttel võtab taastumine samuti kaua aega. Pärast seda, kui selle ladu Peterburi lähedal hävis tulekahjus 2024 aasta jaanuaris, võttis taastamine 1,5 aastat aega. Seekordne häving on struktuurilt tõsisem ja ulatuslikum. Muidugi on oluline meeles pidada, et nende ladude sihtimine ei lõpeta sõda, kuid see muudab venelastel sõdimise jätkamise raskemaks. Ja kindlasti suurendab see rahulolematust ning tugevdab juba niigi laialt levinud soovi võitlus kiiresti lõpetada. Ja tead, mis veel? Rääkides pankrottidest, siis Venemaal on pankrottide arv juba kasvanud majandusliku olukorra, inflatsiooni ja Putini poolt kehtestatud uute maksude tõttu. Ja see rünnak on tegelikult toonud kaasa selle, et inimesed tunnistavad avalikult, et nad peavad kuulutama välja pankrotti just toimunu tõttu. Ma lihtsalt nutan. Kurat, see on lihtsalt geniaalne. See tähendab, et kõik on kadunud. Vaata, ma juhin ettevõtet. Ma olen väike ettevõtja. Jah, ma olen juba 4 aastat proovinud ettevõtet juhtida. 4 aastat olen proovinud raha teenida. Ja ma olen igasuguse jamaga hakkama saanud. Sel aastal sulgesin oma füüsilise poe. Kolisin tagasi oma vanasse kodurinna. Ma kolisin Moskvast ära. Ma tulin toime rahavoogude puudujääkidega, maksuvõlgadega, absoluutselt kõigega. Minu hooajakaup jäi 1,5 kuuks tolli kinni. Täpselt hooaja ajal. Ja mis siis? Nüüd põleb see kuradi ladu, kus mul on kuradi miljonite väärtuses kaupa sees. Ja 10 päeva tagasi tuli Wildberries välja uute tingimustega ja loomulikult sundis meid kõiki need allkirjastama, öeldes, et droonirünnakud ei kuulu kindlustuse alla. Loomulikult ei maksta kellelegi sentigi. Uskumatu hulk ruutmeetreid on kuradi mamaani maha põlenud. Loomulikult öeldakse meile kõigile, et mitte ükski kaup ei säilinud. Ma ei tea, mida ma teen. Müün auto, oma korteri, ma ei tea. Kuramus, mul on sellest kõigest nii kõrini. Kurat, ma olen nii sassis. Nüüd toob see meid tagasi selle loo juurde, millest ma video alguses rääkida lubasin.
Venemaa kõige jõukamad inimesed jälgivad seda kõike ja viivad vaikselt oma raha välja, sest nad näevad, mis toimub ja nad näevad, mida Putin järgmisena teeb. Kõigi nende probleemide tõttu, millest me räägime, hakkab Putin jahtima teiste inimeste raha, sest tal on vaja rahastust sõja jätkamiseks. Ja just sellepärast nad viivadki oma raha välja. Enne kui me sellest räägime, on üks oluline asi, mida ma pean mainima. Üks asi, mis mulle YouTube'i juures kunagi pole meeldinud, on see, kui loojad ütlevad, palun toetage kanalit, aga nad ei anna tegelikult midagi vastu. Ma olen ise seda teinud, nii et ma tean, et see on vale. Ja ma olen alati tundnud, et see on tagurpidi. Just sellepärast me lõimegi Basics Insideri. Kui sa liitud liikmeks, siis sa ei toeta lihtsalt meie kanalit, vaid saad tegelikult ka midagi väärtuslikku vastu. Iga päev laadime üles eksklusiivseid videoid, mida siin YouTube'is ei näe, sest ausalt öeldes me lihtsalt ei saa neid siia postitada. Käsitleme neid lugusid palju põhjalikumalt. Me kulutame rohkem aega detailidele, mis ei mahu nendesse videotesse ja muidugi ka detailidele, mis algoritmile ei meeldi. Ja lisaks toome kohale kogenud sõjaveterane nagu Chuck Farr, kes analüüsivad rindevideoid, selgitavad, mis tegelikult toimub ja eristavad fakte propagandast. Üks suurimaid eeliseid, mis meil Basics Insideris on, seisneb selles, et me ei pea tegelikult algoritmi pärast muretsema, sest meid ei toeta reklaamid, nii et me ei pea muretsema selle pärast, kas algoritm meie sisu esile tõstab. Me saame kajastada lugusid, mida me muidu ei kajastaks, sest meid ei huvita reklaamijad. Lisaks sellele on see ka tsenseerimata ja põhjalikum kajastus inimestele, kes tahavad neist konfliktidest aru saada rohkem kui vaid pealkirjade põhjal. Ja loomulikult ei varja ma ka seda, et teie liikmelisus aitab meid samuti. Tegelikus on see, et YouTube'i algoritm muutub pidevalt. Reklaamitulu kõigub üles-alla ning videoid soovitatakse ühel päeval, aga järgmisel kaovad need ära. Seega liikmete kogukonna loomine tähendab, et me saame jätkata sõltumatu kajastuse tegemist ilma täielikult algoritmist sõltumata. Kui sind huvitab põhjalikum analüüs ja tahad aidata meil selle tööga jätkata, siis klõpsa allolevale liitumisnupule või külasta basicsinsider.com-i. Muide, kui te kasutate YouTube'i rakendust oma iPhone'is või Androidis, siis on hind kõrgem, sest App Store võtab oma tasu. Kui sa ei taha seda hinda maksta, siis võid minna meie kanalile veebibrauseris, oma telefonis või arvutis. Meil oleks väga hea meel sind näha ja suur tänu sinu toetuse eest. Ja nüüd lähme tagasi meie video juurde. Nagu näete, kui oligarhid viivad oma varandust Venemaalt välja, on see põhjustanud Venemaa aktsiaturu suurima krahhi terve põlvkonna jooksul. Enne kui räägime oligarhidest, las ma näitan sulle, kuidas aktsiaturg praegu välja näeb. Siin on see raport. Vene aktsiaturg on just registreerinud oma pikima järjestikuse languse alates 1997 aastast. See oli enne minu sündi. Moskva börsiindeks, mis jälgib 46 Venemaa suurima avalikult kaubeldava ettevõtte aktsiaid, langes sel nädalal 9% ja jõudis 1900 punktini. See on madalaim tase, mil indeks on kaubelnud alates 2022 aasta oktoobrist. Tegelikult on Vene aktsiaturg selle aasta aprilli algusest alates langenud ligi 30%. Ja siin on number, mis paneb selle olukorra perspektiivi. Vene aktsiad ehk Vene väärtpaberid kauplevad nüüd umbes samal nominaaltasemel, nagu nad olid 2016 aasta suvel. Peaaegu 10 aasta turukasumid on lihtsalt kadunud. Nii et kui sa oled Vene investor, siis tõenäoliselt ei tunne sa end eriti hästi. Nii et ma arvan, et on mõistetav, miks oligarhid ja eliit viivad raha riigist välja, kuid see teeb olukorra ainult hullemaks, sest nad tõmbavad raha aktsiaturult välja ja paigutavad selle teise riiki. Siin on Bloombergi raport selle kohta. Mitmed Venemaa rikkaimad inimesed, sealhulgas mõned, kes on lähedased president Vladimir Putinile, on viimase aasta jooksul viinud miljardeid dollareid välismaale, kuna nad on hakanud muretsema riigi majanduse ja valitsuse eelarve pärast. Tähelepanu pälvinud vara konfiskeerimised on suurendanud Vene eliidi liikmete hirme, et riik võib nende vara konfiskeerida või et nad võivad oma varandusest ilma jääda. Seda kinnitavad 6 jõukat venelast ja teised inimesed, kes on kursis mitme Venemaa miljardääri mõttemaailmaga. Nüüd, kui olete meie videoid vaadanud, siis teate, et see on midagi, mida Putin on juba varem teinud. Viimase aasta jooksul on ta konfiskeerinud umbes 60 miljardit dollarit vara eraomandis olevatelt Vene kodanikelt. Ja sellepärast vaatavad teised inimesed seda ja mõtlevad, oota, majandus läheb allamäge. Ta juba varastab raha teistelt miljardäridelt. Tõenäoliselt tuleb ta järgmisena minu järele. Nii et nad viivad raha aeglaselt riigist välja ja kohe näitan ma teile seda. Endine Venemaa peaminister räägib sellest. Ja see on mees, kes on tegelikult 4 aastat isiklikult koos Putiniga töötanud ja siis talle vastu astunud. Aga enne seda vaatame, kuhu raha liigub. Vaatame, kuhu need oligarhid tegelikult oma varandusi paigutavad.
Bloombergi allikate kohaselt on Vene miljardääride portfellid viimase aasta jooksul tugevalt liikunud kulla, krüptoraha, välisriikide kinnisvara ja erainvesteerimisfondide, eriti Pärsia lahe riikides asuvate erakapitalifondide suunas. See viimane detail väärib tegelikult peatust, sest Ameerika Ühendriikides levib üha enam spekulatsioone, et mõned Vene ja Hiina miljardäärid paigutavad oma kapitali lääne erakapitali ettevõtetesse ja riskikapitalifondidesse, ilma et need fondid täielikult avalikustaksid, kust nad selle raha saavad. Ja see teeb asja veidi keerulisemaks, sest mõned neist erakapitali ettevõtetest ja riskikapitali fondidest investeerivad ettevõtetesse ja tööstusharudesse, mis on seotud riikliku julgeolekuga ning on selles mõttes tundlikud. Nii et fakt, et me täpselt ei tea, kust nad selle raha saavad ja ma ei teagi, kas see on üldse ebaseaduslik, olen kindel, et see pole ebaseaduslik, kui suured ettevõtted seda teevad. Aga see, et nad võivad investeerida ettevõtetesse, mille kohta me ei taha, et Hiina miljardär või Vene miljardär teaks, tekitab siiski küsimusi. Muidugi see on teema hoopis teise video jaoks, nii et sellest räägime hiljem. Aga kui see sind huvitab, siis võib-olla tahad sellesse sügavamalt süveneda. Tulles tagasi Venemaa kapitali väljavoolu juurde, on olukord muutunud nii tõsiseks, et isegi Kremli-meelne mõttekoda, mis toetab Kremlit, tähendab, et see on Kremli-meelne, see mõttekoda hoiatab nüüd Venemaal võimaliku panganduskriisi eest. Ja see on oluline, sest kui isegi keegi, kes on Kremli-meelne, seda ütleb, siis pead tõesti uskuma, et asi on võib-olla palju tõsisem, kui sa arvad. Nüüd on meil tegelikult video ühest vene naisest, kes läks panka oma raha välja võtma. Ma ei taha inimest välimuse järgi hinnata, aga ta ei paistnud olevat miljardär. Ta oli lihtsalt tavaline vene naine ja tal ei lubatud oma raha välja võtta. See tähendab, et panganduskriis võib tulla kiiremini, kui paljud arvavad. Vaadake seda klippi. Need teist, kellel on raha hoiustel, kas pank on teile juba üllatuse teinud? Üks mu sõbranna pani 20 miljonit hoiukontole, sai igakuist turu ja otsustas siis raha välja võtta. Ja pank ütleb talle, kuidas oleks, kui te annaksite meile tõendi selle raha päritolu kohta? Aga ta ei saa seda tõestada, sest tulu oli deklareerimata. ja ta ei saa seda kinnitada. See viib meid nüüd endise Venemaa peaministri hiljutiste kommentaarideni. Tema nimi on Mihhail Košinov. Aastal 2000, kui Vladimir Putin võitis oma esimese presidendivalimised, määrati Košinov, see mees, Venemaa Föderatsiooni peaministriks. Ta töötas selles ametis 4 aastat. Seega sisuliselt kogu Putini esimese presidendi aja jooksul. Ta jälgis Putinit, töötas temaga koos. Olen kindel, ta oli Putiniga väga lähedane. See tähendab, et ta tunneb Putinit paremini kui enamik inimesi maailmas. Eriti neid, kes on valmis intervjuusid andma. Siis, pärast seda, kui Putin lõpetas oma teise presidendi aja, ei saanud ta enam kandideerida, sest tollane Vene põhiseadus ei lubanud seda. See mees tahtis tegelikult sellele ametikohale kandideerida. Ta soovis saada järgmiseks presidendiks, kuid ta tõrjuti kõrvale. Talle keelati valimistel kandideerimine. Nii asutas ta Venemaal opositsioonipartei. Ja siis jätkas ta Putini vastustamist järgmised 14 aastat kuni 2022 aastani, mil Putin tungis Ukrainasse. Siis lahkus ta oma enda turvalisuse huvides riigist, sest ta oli avalikult ja häälekalt selle sissetungi vastu. Ta oli väga vastu sellele, mida Putin tegi. Ja ta nägi, mis juhtus inimestega, kes võtsid sõna selle Ukraina vastu suunatud sissetungi vastu. Seetõttu läks ta teise riiki ja jätkas oma võitlust, olles samal ajal Venemaaga endiselt seotud. Nagu võid ette kujutada, liikus ta Venemaal olles kõige kõrgemates ringkondades. Seega teab ta infot, millele tavalistel inimestel pole ligipääsu. Ja seda ta jagabki selle kohta, mida Vene eliit tunneb. Kuula nüüd. Mida sa kuuled? Mida inimesed Venemaal räägivad? Mida nad sulle räägivad? Kas nad tunnevad end haavatuna, demoraliseerituna? Anna meile aimu meeleolust. Hirm. Täielik hirm. Kõigil aktivistidel on täielik hirm. Nad ei saa ju valitsust lihtsalt kritiseerida. Sa võid saada 6, 8 või 10 aastat või 25 näiteks. Mind on juba lisatud terroristide nimekirja. Ma nägin. Ja sellepärast, kui ma tagasi tulen, siis mõistetakse mind eluks ajaks vangi, sest nad ootavad, et ma hakkan valitsust muutma ja juhtima seda või midagi sellist. Ja. Aga kas hirm on ka eliidi seas, Mihhail? Sama hirm. Inimesed ei saa põgeneda. Nad mõistavad, et on nagu pantvangid, kõik need ministrid ja ka madalamal tasemel inimesed. Nad teenivad Putinit lihtsalt sellepärast, et peavad ellu jääma. Aga kõik unistavad sõja lõpetamisest, sest nad mõistavad, et see on juba läbi. Jah, inimlik hind, inimlik koorem, mida see on Venemaale toonud. Ma võin ainult ette kujutada, mida mõned pered ja emad tunnevad. See oli üks huvitavamaid intervjuusid, mida ma olen pikka aega kuulnud. Ma soovitan teil kindlasti seda vaadata, see kestab ainult umbes 10 minutit, nii et see pole väga pikk. See on CNN-is. Lihtsalt otsige CNN
Vene peaminister või endine Vene peaminister. Leiate selle YouTube'ist. Aga hiljem intervjuus räägib ta ka sellest, milline Putin päriselus on. Milline ta oli presidendi aja algusaastatel ja milline ta on praegu. Kuulake kindlasti, sest see on väga huvitav analüüs. Ja nad otsustasid ning Putin otsustas lihtsalt silmad kinni pigistada ja mitte eriti president Bushi selle eest kritiseerida. Ja Putin uskus, et see on vaikiv kokkulepe. Ta tõlgendab rahvusvahelist õigust nii nagu ise tahab, kuid samal ajal ei kritiseeri ega tekita Bushile Iraaki puudutavaid probleeme. Kuidas sa teda praegu kirjeldaksid? Nüüd on ta tõeline KGB mees. Varem, minu ajal, näitas ta president Jeltsinile, mulle ja minu kaastöötajatele parlamendis, kui me kõik teda toetasime, end inimesena, kes on pühendunud demokraatlikele muutustele. Aga hiljem ta kaotas selle, siis teeskles ta, et on demokraatlik inimene ja näis sellisena. Nüüd on ta tõeline mees selle, mõtleksin, vale maailmavaatega. Nartsissistlik tead, suured ideed endast ja sellest, kuhu ta ennast ajaloos paigutab. Mis sa arvad? Võimu säilitada. Ära hoia isiklikku võimu, see on ainus põhjus. Isiklikku võimu säilitada. Lihtsalt ei loo uut Nõukogude Liitu. Ei, see pole ajaloo ega riigi tuleviku küsimus. Seetõttu teevad mõnikord inimesed ja juhid läänes otsuseid, nad mõistavad, et Putin peaks aru saama, et see ei ole riigile hea. Ta on selles osas ükskõikne, ta mõtleb ainult iseendale, mida ta teeb täna ja võib-olla homme, aga mitte ülehomme. Nüüd ei ole hirmul ainult Vene eliit. Ka Putin ise kardab, sest Venemaal tegutsevad Ukraina mõrvarühmad, kes viivad regulaarselt läbi edukaid missioone. Alles hiljuti tegid nad seda. Vaadake seda raportit. Üks Venemaa sõja arhitektidest on kõrvaldatud. Ukraina allikate kohaselt kõrvaldati Andrei Tisarov, UEC Kuznetsovi vanem lennukimootorite insener Samaras. USC arendab ja hooldab mootoreid Venemaa strateegilistele pommitajatele Tu-95 ja Tu-22. Need on samad lennukid, mis vastutavad lugematute raketirünnakute eest Ukraina linnade ja tsiviilelanike vastu. Raportite kohaselt viis operatsiooni läbi varem tundmatu vabatahtlike üksus, Budanovi salgad. Nagu rühm teatas, iga Vene sõjakurjategija, igaüks, kes võimaldab Vene okupatsiooniväe kuritegusid, seisab silmitsi õiguse mõistmisega, ükskõik kus nad ka poleks. Iga Vene kuritegu on dokumenteeritud ja vastutavatele isikutele omistatud. Kättemaks on vältimatu. Nüüd on sellest atentaatist tegelikult olemas ka videomaterjal ja see on väga jõhker. Seega me ei hakka seda kanalil kajastama, me ei hakka seda kusagil kajastama. Kahetsen, et ma üldse seda videot vaatasin. Seega ma ei soovita teil seda otsima minna. Aga siiski, nagu ma mainisin, meie Basics Insider liikmelisuses oleme pakkunud eksklusiivset analüüsi veteranidelt nagu Jack Farr selle kohta, mis toimub rindel, mis toimub Venemaal. Kui soovite liikmeks saada, saate seda teha klõpsates alloleval liitu nupul või minnes lehele basicsinsider.com. Te toetate kanalit, kuid mitte ainult. Te saate iga päev eksklusiivseid videoid. Igatahes, siin on katkendi meie kõige uuemast analüüsist, mille tegime koos Jack Farriga. Kuulake. T-90 tank. Jaa. See on üks Venemaa paremaid tanke. See on varajane mudel. Ma ei usu, et see on M-variant. Näete, et nad tulistavad. Näete komandori üleval, ta ripub luugist väljas. Nad liiguvad ringi, teate küll, siin saab veel ühe lasu tehtud. Ja nüüd tuleb sissejuhatus tankitõrjemiini. Sõidab teele. Ja seal see on. Okei, ja sa näed seda iseloomulikku tulesähvatust. Selle tanki põhjas on mürsukarussell. Ja mürsu juures on üks või kaks kotti püssirohuga. Need on lihtsalt sellistes, varem olid need siidist, nüüd on need nailonist. Nii et sa laed mürsu sisse ja siis laed ka, see ei ole lahtine püssirohi, vaid need on nendes kottides. Ja see on kõigi nende Vene tankide konstruktsiooni viga. 50-ndatel otsustasid nad, et suudavad ehitada väiksemaid ja madalamaid tanke, kui nad loobuvad laadijast. Nii et meeskonnas on ainult 3 inimest, sõiduki ülem, juht ja sihtur. Ameerika tankis sai seisalaske moona peal. See on sinu taga, eraldi sektsioonis ja seal on plahvatuskindel uks.
ja iga kord, kui tahad laadida, võtab inimene mürsu välja, pöörab ümber ja surub selle lukku. Ja USA kasutab enamasti mürske, mis näevad välja nagu suured kuulid. Nii et püssirohi on, tead küll, suures padrunis, eks? Nii et messing taga ja terav ots ees. Jah, aga see juhtub iga päev. Ja sa näed, kui miini tihe see on, eks? Nii et viga oli ilmselt tee ületamises. Hullumeelne. Kas see räägib meile ka natuke sellest, kuidas nad sõdureid kohtlevad? Nagu sellest, kui palju nad hindavad sõduri elu, ma arvan. Et puudub plahvatuskindel uks või eraldi laskemoona ruum. Jah, ja nad ei tee midagi selle parandamiseks. Tead, neil on nüüd T-14 Armata, aga tead, see on sõitnud paaril paraadil. Ühel neist läks katki. Neid on tõenäoliselt vähem kui 20 ja need ei ole veel valmis lahingusse minema. Ja neel on meeskonna ruumi, kus on 3 inimest, ming see on täiesti relvast eraldatud. Kõik on tagaosas, töötab, tead küll, nupuvajutusega juhtimine, mis on täiesti lahe, kuni sa kaotad elektri. Ja siis oled nagu videomängu saalis, aga sul on mündid otsas. Nii et... Olgu! See on see, mille ees sa hoiatasid. Olgu, näed tema punaseid ID-märke. Jah, olgu. Anna minna. Sa ei pruugi seda enam unustada. Jah, ma arvan, et sa ei saa seda näidata. Mis? See on ka hiljutine klipp. Viimane oli vanem. Miinid mängivad endiselt suurt rolli. On küll. Ja väga tihti tead, raskemad droonid heidavad miine. Või isegi ei heida neid alla, vaid paigaldavad need koha peale. Ja sa teed selliseid asju, et võtad tankitõrje miini ja paned sinna, ma olen tõsine, pabermassi. Teed sellest kuhja ja viskad peale natuke mulda, oksi ja kive. Tead, vahtplastist kive. Aga sa kuuled mind seda veel kord ütlemas. Ma mõtlen, et nii juhtub 95% Vene kaotustest täpselt niimoodi. See on droon, mitte püssituli, kaudtulerelvad, miinipildujad, suurtükid. Need on droonid, need on kõik need asjad koos. Aga kui su ema saab Venemaal kirja, et sa oled hukkunud, siis sa läksidki lihtsalt niimoodi. Jah. See on kurb. See on kurb. Ma mõtlen, sõda on õudne. Ja. Aga need kutid saavad selle lõpetada. Lihtsalt mingu koju. Ma mõtlen, nad kurdavad selle üle. Kas sa oled näinud? Pascal kurtis täna sõja üle. Ja, kuule, see on õige. Tead, on 2 osapoolt, kes ei jää sellest sõjast ellu. Tead, kui nemad kaotavad, siis Ukraina ei saa seda kaotada. Sest siis oleksid nad, tead küll, võid ette kujutada Vene halastust. Aga teine, kes ei saa seda kaotada, on Putin. See oli tema idee. See oli tema suur käikmees ja nüüd peab ta selle tagajärgi kandma. Olgu, järgmine on lahing kaevikusüsteemis või lahing kaevikus. Nii et meil on siin jälle mõned inglise keelt kõnelejad, võid selle lihtsalt käima panna, ma arvan. On veel üks video, kus kõik räägivad inglise keeles ja kontakt kestab kauem. Muide, 2026. Ja, see on 2026. Okei, sul oli kontakt. See tüüp tegi tegelikult õiget asja. Sa ei taha olla vastu seina. Sa tahad olla üks jalg seinast eemal, sest kui kuul seina tabab, siis see ei põrka nagu piljardikuul. See liigub mööda seina alla. Kui see seina tabab, liigub see mööda seina umbes 25 centimeetrit seinast eemal alla. Ma oleksin tõmbunud natuke selle tala taha. Ja jälle ma pean ütlema, et vaata, mulle ei meeldi olla tagantjärele tark. Ja kui mehed on sees, tead, mulle ei meeldi seda teha. Lihtsalt. Nii et ma annan sulle lihtsalt mõned pro-nipid. Ma usun, et see mees sai selles haavata. Ja ma arvan, et kuul tabas tema kiivrit, mis ütleb mulle, jah, sa näed, kuidas see tabab seina seal. Keegi üritas talle pähe lasta, nii et nad olid seal all. Sa pead nüüd liikuma. Nad olid seal all valmis. Mul on aken. Jah, ma üritan aru saada, kus pahad on, mis toimub. Kes iganes selle kaeviku tegi selle õigesti.
aga tead, ma arvan, et see on tõenäoliselt Ukraina kaevik. see on Ukraina kaevik. Venelased üritavad seda tormijooksuga vallutada. jah, nad said sinna sisse. Ja siin on üks hea nõuanne. Ma ise ei mängi neid esimese isiku tulistamismänge, aga ära kunagi saada meest sinna, kuhu saad visata käsigranaadi. Selge. Ja ka kui kahtled, siis pahad on kõik sealpool, nii et kui sul on killugranaat, lihtsalt viska see. Las nemad tegelevad sellega. Kus ta on? Okei, lahe. Kui sa teda tulistasid, siis olid siin, seal all, täpselt seal. Kurat, jah, vabandust. Kas sa saad? Suudelda. Mind. Üks asi, mis mulle selle juures meeldib, Sam, on see, et üks raskemaid asju lahingus on aru saada, mis toimub. Ma mõtlen, et see ei ole videomäng. Sa ei tea, kus pahad on. Tead, see on rohkem selline kui filmides. Sa oled nagu, okei, mis kurat toimub. Nüüd on meil üks mees, kes on vigastatud.